Halleluuja. Taevane Isa on nii hea, et ta on täna meid saatnud siia Hispaaniasse ja siin on olnud tõesti fantastiline aeg meil. Ja meil tuli siuke huvitav asi välja, et me ei olegi lihtsalt tavaline grupp siin, me oleme siuke enesesalgajate grupeering siin kokku tulnud. Ja täna ongi sõnum sellest, et Jeesus ütleb, et kes tahab teda järgida, see peab ennast ära salgama. Ja see on Luuka evangeelium 9. peatükk ja 23. salm. Aga ta ütles kõikidele. Ja see on huvitav, et kui Jeesus vahest ta rääkis mõnele isikule konkreetselt. Ja nüüd see sõnum on kõikidele, et kui sina kuulud kõikide sisse, siis on sulle. Kui keegi tahab minu järele tulla. Ja me teame, et Antiookias hakati kristlasi kutsuma esimest korda kristlasteks. Sellepärast, et nad olid nagu väiksed kristused ja nad olid tõesti järgimas Jeesust nii sõnas kui teos. Siis Jeesus ütles juba siin, Luuka 9.23, et kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Ma sain kristlaseks, siis ma ütlen ausalt, ega mina ei saanud aru, mida ma päris tegin, kui ma Jeesuse oma südamesse kutsusin ja ütlesin talle, et sina oled nüüd minu issand ja ma tahan sind järgida. See päev, kui ma tegin selle palve, ma nägin, et minu ema elus oli midagi sellist, mida mina väga vaevan. Tal oli rahu ja tal oli rõõm. Ma sain aru, et see tuleb tal Jeesuse käest, sest ta küsis minu käest, et Taavi, kas sa tahaksid võtta ka Jeesuse vastu nii, nagu mina olen võtnud. Ennem seda ta oli olnud selline närviline ja vahest viskas teetassi vastu seina ja kiskus mõnikord, kui tapeedi jupp oli seinast lahti, kiskus tapeedi maha ja ma nägin niisugust reaalset muutust ühe inimese elus. Ja tõde on selles, et kui me võtame Jeesuse ainult vasta ja nii-öelda sobitame tema põhimõtteid oma ellu, siis kunagi tegelikult Jumala sõna ei hakka saama meie elus lihaks. Sest tegelikult see piibel ei ole mõeldud lihtsalt põhimõtete raamatuna, vaid piibel on Jumala sõna ja see hakkab tööle siis, kui meil on tõeline suhe temaga. Ja Jeesus ütles, et enese salgamise nõue on esimene asi, kui sa tahad minna tema järele. Nüüd, kui ma olin 15-aastane ja tegin selle otsuse, ma ütlen ausalt, ega mina ei saanud aru, mida ma päriselt tegin. Ja keegi mulle tegelikult ei õpetanud, et ma peaks nüüd oma elust täiesti loobuma ja andma oma elu tegelikult Jeesusele. Nii mitmedki kristlased ütlevad, et mina leidsin Jumala ja ma võtsin Jeesuse vastu. Tegelikult oli niimoodi, et Jumal otsis sind, tema tõmbas sind ja nüüd, kui te kohtute, siis meie asi on anda oma elu talle. Sest muidu lihtsalt see sõna ei tööta meie elus. Ja kui ma olin 15-aastane, ma ei saanud lihtsalt nendest asjadest aru. Ja ma usun, et kui sa praegu vaatad ja kuuled, mida me siin räägime, siis Jumala püha vaim puudutab sind ja hakkab näitama sulle asju, mis sina ka võib-olla, kui sa oled juba otsustanud Kristust järgida, mida sa võiksid paremini teha. Piibel ütleb meile, et Jeesus Kristus on kirkuse lootus meie sees. Ja kirgas on selline asi, meil päike läks just praegu siin nagu natuke mäenuka taha ja meil ei ole enam nii palju kirgast valgust ja võib-olla mõned asjad, kui läheb veel pimedamaks, ei ole näha isegi. Kirkus on see, mis toob kõik välja meie elus. Ja kui Jeesus paistab kirkana meie elus, siis inimesed peaksid täiesti aru saama, et see mees tõepoolest järgib Jeesust. See naine on tõesti andunud Jeesusele. Ja kunagi ma mõtlesin niimoodi, et see oli Jeesus ja Jumal on selline hea, nagu Korintlastele 13. peatükk 4-8 seletab selle, et armastus on pikameelne. Mõtlesin, see on Jumal. Ja ma kuidagi mõtlesin niimoodi, et kui ma kuulutan Jeesusest, et kui minu elu päris ei lähegi kokku sellega, mida ma kuulutan, et ma ei kuulutagi ju iseenda headust. Ja see tundus nagu inimlikult päris hea mõte ausalt öelda. Ma mõtlesin, et väga hea nipp, ma saan ikka teha neid vihastuda ja solvuda ja teha kõik need valed asjad, mis tegelikult ei kuulu ühe kristlase ellu ja sellest hoolimata arvata, et ma olen nagu Kristuse oma ja järgin teda. Ja umbes aasta aega tagasi Jumal näitas mulle, samm-sammult hakkas näitama teatud asju, mis minu eest oli täiesti varjul olnud ja mis on tegelikult siuke isegi enne algõpetus peaks kristlasel olema. Väga raske on endast isegi pühendada algõpetusse, kui sa tegelikult ei ole ennast ära salanud, sest sa tegelikult näed täiesti vale vaatenurga alt kõiki Jeesuse sõnu. Sest kui meil on teatud nagu meie oma vaatenurk, siis me üritame kõiki asju tõestada
nii et see sobiks meie põhimõtetega kokku. Piibel ei ütle, et me peaksime, Jeesus öelnud, me peaksime oma põhimõtetega sobitama Jeesust. Vastupidi, me peaksime kõigest oma mõtetest loobuma ja andma Jeesusel täieliku meelevalla oma elus. Ja mina mõtlesin ka niimoodi, et ma kuidagi võin teha oma asja ja kui ma palvetasin haigetest ja nad said terveks, siis ma mõtlesin, et ma olen nii vägev Jumala mees ja tahtsin seda au enda peale võtta. Ja ma olin kord palvetamas, see on umbes aasta tagasi kogududes ja ühel naisel oli õlg valus, kael valus ja alaselg oli valus. Ja Jumal oli selliste haigustega mind päris palju kasutanud ja õieti on mulle mitmed sellised tervenemise annid isegi andnud. Ja ma palvetasin ja need valud lahkusid kohe. Ja see minu jaoks nagu tegelikult ei olnud selle hetkel midagi erilist. Neid tunnistusi mul oli palju, kus inimeste seljad ja igasugused muud liigese valud lähevad ära. Ja siis ta märkas ise, see kelle eest ma palvetasin, et tal on kõrvas need kuuldeseadmed. Ja ta küsis minu käest, et kuule, mul on need kuuldeseadmed, et ma tahaks neist ka lahti saada. Ja minu mõtteviis oli selline, et kui mingi ime sündis, siis ma mõtlesin, et jube hea. Nüüd ma saan jälle kõigile rääkida, kui vägevasti Jumal mind kasutab. Ja mul ei olnud mingist arusaamist, mis tähendab enda ärasalgamine selles kontekstis. Ja ma hakkasin palvetama eest ja mul tuli mõttesse siuke mõte, et väga hea. Nüüd ta usk on üles ehitatud nende 2-3 imega, mis ta ihus on juba sündinud. Nüüd ta võtab selle tervenemisimega kõrvade jaoks vastu ja mina saan vägeva tunnistuse. Ja mul oli siuke täiesti isekas mõttelaad sellel hetkel. Ja see oli kuidagi minu enda eest nii varjul, et see oli isekas. Ma mõtlesin, et see on väga hea ju, et kui Jumal teeb ime ja natuke mina saan ka au. Ja mina ju alati räägin Jumalast, et minule võibki natuke tähelepanu anda. Ja siuke täiesti väärastunud mõttemaailm oli mul. Ja Jumala vaim küsis mu käest sellel hetkel, kui ma hakkasin palvetama ja siuke väike rõõmuvälgatus oli minu mõttesüsteemis sees, et nüüd ma saan hea tunnistuse. Küsis mu käest, kellele läheb au. Ja ma sain aru, et see au oli minemas minule, et ma mõtlesin seda au iseendale võtta. Ja ma parandasin kohe seal meelt, ma palvetasin selle naise eest ja kõrvad said terveks. Aga see jäi nagu minuga, et see ei olnud õige minu mõtteviis. Ja mõni aeg hiljem siis üks õde tuli Venemaalt ja üks vend tegi talle väga haiget minu kuuldes. Ja mina sain nagu, kuna see õde väga mulle meeldis, ta oli siuke minu meelest väga vaimulik ja tore inimene ja väga alandlik ja ma kuidagi, kui ma tema juures olin, ma nägin, et temas on midagi, mida mina vajan. Aga ma ei osanud siis selle hetkel seda seletada, aga selle hetkel, kui see vend solvas teda ja tema reageeris ainult niimoodi, et ta on nii armas vend Kristuses, mina tean, kes ma olen, ma 2 päeva nagu mõtlesin, et huvitav, kas ta tõesti nüüd esimest korda minu juuresolekul hakkas petma ja valetama, et see ei ole võimalik, et see kuidagi ei mõjutanud tema tunded, et ta ei solvunud, ei pahandunud, ei vihastunud. Sest minul oli see harjamus, et kui keegi tegi midagi pahasti, siis ilmtingimata pidi minema kaitsepositsioonile, et enda psüühikat kaitsta. Ja ma ütlen sulle, sõber, kui sa vaatad seda videot ja sina mõtled, et sul on ka vaja pidevalt rusikat püsti, kas või isegi niimoodi piltlikult öeldes olla ja kogu aeg kaitsepositsioonis olla, siis sa ei ole veel ennast ära salanud. Siis su isekus ja su eneseteadlikkus on nii selgelt veel esil, et sul tuleks mõelda nende Jeesuse sõnade peale ja küsida Jumala käest tarkust, et kuidas ennast ära salata. Ja ma sain aru, kuna püha vaimul hakkas näitama, et ta on tegelikult vaba. Et tegelikult on võimalik olla täiesti vaba. Ja ma tunnistan ausalt, et sinna maani oma elus ma ei olnud näinud füüsiliselt oma läheduses ühtegi kristlast, kes oleks olnud päriselt surnud iseendale ja oleks vaba olnud solvumisest ja vihastumisest. Ja see jättis väga tugeva jälje minusse. Mõni aeg hiljem üks vend saatis mulle ühe YouTube'i lingi, kus ma kuulasin ühte jutlustajat, ta nimi on Dan Mohler ja ta on fantastiliselt alandlik ja tore vend. Ja tegelikult selleks ajaks, kui ma seda videot vaatasin, Dan Mohler oli üli 20 aasta juba jutlustanud enese ärasalgamist. Ja see põhjus, mul isegi natuke oli endal kahtlusi, et kas teha see video või mitte on see, et ei tekiks endale ja kellegi teisele nagu valet nagu muljet, et me tõstame siin kuidagi ennast esile. Et ausalt öelda, esimesed 2 kuud, kui see muutus minus toimus ja ma salgasin ennast ära, siis püha vaim isegi keelas mul õpetamise. Nüüd see on peaaegu 7 kuud olnud mu elus ja ma võin teile, kallid sõbrad, öelda,
et see on tõeline ja kui me ei külva enam lihale, vaid külvame vaimule, siis sa tõepoolest lõikad vaimust igavest elu ja see tuleb esile ka siin juba maa peal, nagu meie isa palves, et sinu tahe sündigu nõnda nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja ma kuulasin seda jutlust ja ta rääkis nii teravalt ja otse ja selgelt enda ärasalgamisest. Ja oma näite varal, et ta on 20 aastat elanud niimoodi, et ta ei ole elanud enam endale, vaid on andnud oma elu täiesti Jeesusele üle. Ma nägin, et selline asi on tõesti võimalik ja seesama tunnistus selle Venemaalt tulnud tõe poolt ja see hakkas mind tõesti mõjutama. Mõtlesin, et tõesti, et neil on midagi, mida mina vajan. Ja ma läksin põlvedele ja mõtlesin, et Jumal, mina tahan ka muutuda. Ja ma tean, et tihtipeale meie palved on see, et Jumal, anna mulle parem töökoht, anna mulle sellel elualal läbimurra, mina mulle. Ja ma ütlen sulle, kallis sõber, üks palve, millele Jumal kindlasti vastab, on see, kui sa palud ta käest, et palun muuda mind. Muuda mind ja et ma suudaksin tõesti olla sinu poja Kristuse moodi. Sest meid on kutsutud olema Kristuse moodi. Peetrus ütles, et olge pühad, nagu tema on püha. Ja kui ma olin palvetanud selle palve, siis Jumal hakkas muutma mind. Ja esimene asi, kus ma nägin, et mu elu oli muudetud, oli see, et ma olin jalgpalliplatsi ääres. Ja enne ma olin olnud selline, et kui mulle kohtuniku tegevus ikka ei meeldinud, siis ma andsin väga vokaalselt ja väga tugevasti seda kõigile mõista. Ja mu naine isegi, abikaasa ei tahtnud isegi tulla enam platsi äärtest, oli nii häbi minu pärast. Ja nüüd ma saan aru, miks. Sest kuna ma käitusin tohutult isekalt, ma mõtlesin ainult iseenda perspektiivist, ma ei mõelnud sellele, et ma olen esindamas Kristust ja inimesed vaatavad, et appikene, kas tõesti sellised ongi kristlased, et nad ei näe üldse Kristuse moodi välja. Ja ma olin jalgpalliplatsi ääres ja mu poeg pidi hakkama mängima ja siis ma märkan, et ta ei olegi üldse põhimeeskonnas, nagu ta ei ole üldse platsile minemas, et ta on varumeeste seas. Ja siis see vana loomus hakkas kuidagi niisugust nihelemist tegema. Piibel ütleb, et siis kui Jeesus läks ristile, siis ka teie läksite ristile. Ja ma sain kuidagi aru, vaimselt tekkis niisugune pilt mu silmade ette, et mu see liha hakkas selle risti peal jubedalt nihelemist tegema ja tahtis sealt üles tulla. Ta hakkas juba mingit sõnu ütlema, et kuidas nii, kas ta ei saa aru, minu poeg on ju kõige parem mängija. Ja siis ma nagu piltlikult ja nagu nägin niisugust pilti, et ma võtsin nagu haamri ja lisanaelad lõin selle lihale sinna risti peale. Et ole püsi ilusti risti peal. Keegi ei röövi ära seda rõõmu, mis mul on koos istandaga. Ja üks asi, mis tõesti juhtus pärast seda, kui ma olin selle palvetanud, et Jumal muuda mind. Ja ma sain iseendast vabaks. Ma salgasin enda ära. Ja paljud mõtlevad, et on väga palju asju, millest võiks vabaks saada. Joomine, alkohol, narkootikumid, võib-olla pornograafia ja palju igasuguseid pahesid. Ma võin sulle sõber öelda, need pahed tulevadki sellest, et sa oled veel isekas. See pahed, selle juur on ikkagi selles, et sa ei ole ennast ära salganud ja ei ole lasknud tegelikult Kristust tegema täielikku muutustööd sinu elus. Ja sellel hetkel mina tegin sellise otsuse, mul tuli tohutu rõõm. Ma sain aru sellest, et kõige suurem vabadus ongi see, kui Jeesus vabastab sind sinust endast. Ja ma loen veel korra selle Luuka evangeeliumist, et see on nii võimas ja ma usun, et iga kristlane peaks tõsiselt mõtlema sellele, kas ta on igal elualal andnud kõik asjad Jumalale täiesti üle, et Jumal saab otsustada, kuidas asjad käivad. Aga ta ütles kõikidele, kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Ja mis suga juhtub, kui sa teed selle otsuse, on see, et sa tegelikult hakkad suunama oma pilku taevalistele asjadele. Piibel õpetab meid, et vaadake sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Kui sa külvad oma lihal, sa lõikad oma lihast surma. Ja kui sa külvad oma vaimule, sa lõikad vaimust igavest elu. Ja roomlastele 8. peatükk õpetab, et vaimu abil suretage lihateod. Ja ma kutsun sind üles, kallis sõber, minema põlvedele või kuidas sa iganes tahad alistuda ja näidata oma alandumist ja alistumist Jumala ees. Ja lihtsalt palume, et Jumal teeks selle üleloomuliku töö sinu elus. Sest see on üleloomulik, sa ei suuda seda ise teha ja kui sa hakkad ise tegema, siis sa otsid pigem seda vilja ja sa unustad ära, et vili tuleb sellest, et sa oled liidetud puuga nimega Jeesus. Ja mine tema ette ja tema teeb selle imelise töö sinuga.
tänu sulle, Jeesus, sina oled nii võimas. Ma tänan, et sõnad, mis me täna on tulnud sinna esile, sinu vaimu kaudu, mingu inimeste südametesse, las need lõikavad kohe sügavale, lõikavad need valed asjad lahti sealt, et sinu sõna saaks täiel määral teha tööd. Tänu sulle selle eest, et sina tood täieliku valguse ja juhid meid. Tänu sulle, Isa. Jeesuse nimel, amen.